toksilises keskkonnas ei ole võimalik ise edasi areneda, isegi kui sul on nii suur soov, lihtsalt ei ole võimalik. Ma näen paljude klientide puhul sellist asja, et ollakse toksilises keskkonnas, näiteks, et elatakse koos vanematega, kes igapäevaselt, konstantselt tõmbavad sind alla, ütlevad sulle, mida sa valesti teed ja miks sa võiksid hoopis midagi muud teha. Ja nii-öelda parastavad sind ja materdavad sinu enese hinnangut iga päev. Ja sellises keskkonnas on võimatu liikuda edasi energeetiliselt, ei ole võimalik liikuda edasi sellises keskkonnas, pead sealt keskkonnast ära tulema. Punkt number 1 on keskkonnavahetus. Võid olla mis tahes, kui paduvaimne, kui tahes mingis kõrges vibratsioonis, kui tahes, aga kui sul 24/7 tõmmatakse, lihtsalt sai energeetiliselt, tunned seda, lihtsalt tõmmatakse alla selline raske, siis ei ole võimalik, isegi kui sa oled mingi all love and light, ei ole võimalik ja paljud on ka partnerlussuhetes, sellistes partnerlussuhetes, et aga ma ju armastan teda, aga ta on ju muidu tore, ta on ju muidu tore lapsevanem või ta on muidu tore isa, aga kas ta sind toetab, kas ta sind päästab, kas ta tõstab sind ülesse? Kui sa tunned, et su jalgade küljes on kogu aeg mingid sangpommid, energeetilised sangpommid, siis see keskkond ei ole sulle, see mõjub sulle toksiliselt ja laastavalt, isegi siis, kui sa kogu aeg puhastad ennast, vaatad nendele trigerdustele otsa ja kogu aeg proovid üles tõusta, aga kui 2 jala küljes on sangpommid, siis vabandust väga, ei ole võimalik, sul tuleb sellest eemalduda. Ühel kliendil oli sümptomi juurpõhjus oli tema kaaslane, kes kogu aeg teda alla tees, madaldas, tegi tema kulul nalja nii-öelda sõprusringkonna ees ja oli tema vastu toksiline. Siis ma ütlesin talle, et sinu sümptomi tekitaja on sinu kaaslane. Aga ma ei saa tast lahti nagu öelda. Siin sul tuleb, esiteks sul tuleb ära tervendada see, miks sa tast kinni hoiad nii paaniliselt kiindumushäire taaskord on ju. Kui sa ise tead, et on toksiline, aga sa ei suuda lahti lasta, siis sul on kiindumushäire. Sul tuleb see ära tervendada enne, siis sa saad tast lahti lasta. Ja tihtilugu sümptomitega ongi see, et kui see ongoing ehk siis see sümptomi tekitaja on kogu aeg 24/7 iga päev, hingab sulle kuklasse, aga sa proovid seda sümptomi juurpõhjust tervendada, siis ei ole võimalik tervendada seda, sa pead selle juurika eemaldama oma elust või ise lahkuma, sümptomid peita või alla suruda või ära rääkida. Sama oli ühe teise kliendiga ja neid on olnud väga palju samas mustris, sama dünaamikaga kliente tuleb. See peamine põhjus on ju. Ja tal oli samamoodi, ta käis iga kuu oma seljavaluga massaažis. Kogu aeg käis leevendamas massööri juures tulles, 1-2 päeva oli okei, maksimum nädal ja siis oli jälle ja niimoodi ta käis 2-3 aastat kogu aeg igasuguste massööride juures, kes nagu teeks korda, on ju. Ja siis ma vaatasin nagu, et aga miks see tuleb tagasi? Miks see tuleb tagasi? Sest tagasi tuleb sellepärast, et see sama situatsioon on su elus endiselt, see sama situatsioon, emotsioon, kordus elu, sa elad seda iga päev, mis tekitab sulle seda, siis ei ole võimalik, sa võidki jääda käia nendes massaažides lihtsalt elu lõpuni. See on samamoodi, see on leevendi, see on hetke leevendi, aga juur on vaja läbi näha, kui sul on tõesti vigastus, on teine teema, aga ma räägin sellistest juurpõhjuste dünaamikatest, on ju, ja mõtle, kui sa käid nüüd 3 aastat massööri juures, iga kuu maksad seal sott, vaata, mis summa sul tuleb, sul on lihtsalt tulla minu juurde üks kord ja ma näitan sulle ära, mis värk on. Jah.